Kui õige ladaga sõita ei saa, siis tuleb sõita väikse ladaga. Et tuli meelde, et garaažis on ka üks ju. Imelikad rahvas ju küsi, kus on. Võtame garaasist välja ka, kui Sevaken võtleb välja, millal me reisile lähme. Aga tahtsin teile meelde tuletada Car Verticali, et vaadata auto kapoti alla, mis mootor seal on. Vaadata auto ajalugu, kas signaalid, viled ja tuled põlevad nagu sellel autol. Et see on Karelile sünnipäeva kingitus siin, et mis on väga edev ja äge. Car Verticalis kehtib ka vampiire ja sooduskood, mida te saate kasutada, et kui te lähete endale uhket autot ostma, läheb käima vaata, siis veenduge kindlasti selles, et ta ka ikkagi sõidukorras oleks. Ja vaadake ajalugu, vaadake läbisõitu ja viige ennast kurssi autoga, sellepärast, et lähemal vaatamisel võib selguda, et autol võib olla mõni viga küljes. Ja ega ometi te ei taha ju vigast autot, tahate ikkagi ilusa ajalooga autot. Nii et kasutage vampiire ja koodi Car Verticalis ja otse loomulikult leiab lingid alt ja vaatame, kuna me siis päris valge iluduse välja võtame, kuhu saab sisse ka istuda ise ja mahub. Ja lähme tänase video juurde, mis tuleb eriti äge, põnev ja võib-olla natuke teistsugune, kui te olete harjunud. Mis sul tuleb? Kes tuleb? Kohe tuleb õli. Kohe tuleb õli või? No näita õli. Vaata tuleb kohe. Likvõimoli õli jookseb välja. Et tulemas on nüüd siis võistlusvideod. Ehitatud auto on peaaegu valmis. Nipet-näpet lõpetame siin, näitame teile ka. Et nüüd on siit testitud ja treenitud päris palju. Raasilas on teada saadud, mis rada sõidetakse, kui pidi. Ja nüüd me oleme koju jõudnud ja Karel on analüüsinud sisekaadreid, videosid ja vaadanud logisid kõike ja selle otsuse najalt vahetame natuke ülekannet. Siis teeme rattakiirust natuke juurde. Et ma isegi tegelikult võin need numbreid öelda, mis ülekannet me kasutame, sellepärast, et konkurendid, kui te vaatate seda videot, siis kahjuks teil ei ole sellest mingit abi ju, sellepärast, et te ei tea, mis on Bulldogi tegelikult Final Drive ja te ei tea käigukasti ülekandeid. Niimoodi, et pange Kareli järgi need, siis see on kõige parem, aga see võib ka eksitav olla, sellepärast, et teie käigukasti ülekanded ja muud ülekanded on teistsugused. Ma ei tea, Magnus, mis sa välja valisid üldse? Mis sinna läheb? Magnusel on oma karp siin. Karbid. 375 läheb siis, jah? Siit tuleb ja tuleb panna lumememm. Et ongi ühtepidi on 375, aga teisipidi keerad lumememme keerad tagurpidi, siis on 453. Ja vaata, ongi head ülekanded on kastis siin. Aga sellega on pull lugu, et käisin seal Porsche üritusel ju ka ja seal anti kingituseks siuksed asjad, et need on mõeldud nende kruvide ja mingite poltide hoidmiseks, et siin on see, oota, kas teisel on see rest alles, ma juba siit viskasin minema sulle. Help, ei saa lahti. Igal juhul, siia mahuvad täpselt need hammakad sisse, sellepärast need on õlised. Te juba proovisite ka? Näita, kuidas hammakas sobib. Pane hammakas sisse siia. Puhtad hammakad näita. Nüüd see läheb raskeks, ma kukutan maha selle. No päris hea ju. Ongi oma kast siuke. Jumala numpsik, noh. Kellel vaja on nüüd veel Wintersi mehed ja Bulldogi mehed. Boschilt saab, näed, siuksed ägedad kasti, näed. Tootekood on ka siin olemas. Kasutage vampiira ja sooduskoodi, mida ei eksisteeri siin. Ja vaata, selle aja peale, kui ma lobisesin, on kõik Karlil tehtud juba. Läks juba kõik või? Nii lihtne õige või? Õiget pidi ma ikka? Ei pand. Ei pand, mis ma siin ikka neid mehi kontrollin, nad teavad kõiki ise. Ja teise asjana te näete veel oranž, Rokla on siin või kahveltõstuk või ma ei tea, mis asi veel. Nendel on nagu nii mitu nimetust, kui ma otsisin. Selle koha pealt on laomaailm ka meile appi tulnud. Sealt on tulnud siis ilus Rokla Storit. Tegelikult need oranžid riiulid, mis on siit nüüd valge seina taga, tulid ka sealt. Ja vaata, siin on mingi sala QR-kood on. Ma ei tea, skännige sisse, vaadake, kuhu see viib teid. Ma isegi täpselt ei tea, me ei ole skänninud. Äkki see on mingi glitch jälle. Magnus tuleb kohe, vaatab, mis järk värd. Ilmselt see viib kodulehele äkki või? Äkki viib kohe toote peale või? Kodulehele. Kodulehele, aga no seal Rokla valik on ikkagi massive niimoodi, et ma arvan, igaüks leiab endale sealt endale sobiliku. Et vaata, uus asi on ikka hea asi. Kuula nüüd selle põranda peal. Kas te kuulete? See on haige maja ikka, siin on mingid head need kummist rattalaagrid ja meil ongi Roklad põhimõtteliselt selleks vaja, et neid bussist kaste ja igasuguseid asju vedada edasi-tagasi, et aluseid me väga palju siin ei kanguta.
kuigi meil oligi siin mure, vaata, nüüd on Rokla olemas, meil tuli teine kaup ka, üks mees pani selle sinna auto taha peitu juba, põrandapesu käib ka siin. Nii palju infot, et pani selle Rokla suure aluse sinna, mis tuli Build-Guildist Paco tooted, siis me ei saanud seda liigutada, aga nüüd meil on selleks Rokla. Nii et siuke doomino mäng meil käib siin. Aga rääkides teil treeningutest, mida te näinud ei ole, siis võib-olla teravam silm nägi ka juba siit, et auto ei olegi nii ilus ja kena, kui ta reveal videos oli. Testisime siin vedrustust ja Karel ikkagi pani ära, et ei näe võistlustel ilusat kliini autot, et juba on sõjamärgid küljes ja panin ikka korralikult ja pikalt. Et autost seest see klõps ei tundudki nii hull, aga damage oli korralik, luugi kinnitused puruks, tagatuled läinud ja nii ta siis välja näeb, et seda ohtu nüüd ei ole, et esimesel võistlusel peaks kartma, et kriipsud peale tulevad, et see õnnistus on ka nüüd tehtud. Ja tegelikult ongi eelne päev, kleepisime nimesid, kapott on veel üleval seal kontoris, et see on ka vaja tagasi panna ja täna tegelemegi veel viimaste fine tune'idega, et paneme autol nurgakaalud paika, vaatame palju see auto kaalub siis ja hakkamegi vaikselt bussi komplekteerima niimoodi, et 2 päeva pärast on juba väljasõit. Mida mõõdad ja valad, Magnus? Diffi õli. Vaata. Mis lifehack see nüüd on siis, et tegelikult on jumala kehva seda alt panna, aga me saime mingit infot kuskiltki. Jah, tead vaatad YouTube'i lihtsalt kolad ringi ja ükspäev kõik 3 nägime üht sama videot, kus oli sama mõte. Ja siis poole lause pealt laitsi treener Karl ütles, kuule, teeme seda nagu seal. Ja, teeme täpselt. Ja Kaspar Kaabel käis ka mulle eraldi rääkimas, et tehakse niimoodi, et pannakse tuulutuskauss või nii-öelda anum siis samaks sellega, mis on tuulutus ja siit samast tegelikult saad valada ju Diffri õli tagasi sinna sisse, mis jookseb Diffrisse. Läheb või? Vaata, kui aeg läheb. See on siis tuulutusanum, kuhu käib filter, et kui õli nagu kuumaga paisub ja tahab välja tulla ja teisiti ongi see, et see läheb sinna samma ja voolik on niimoodi veetud, et see vajuks Diffrisse tagasi. Iga kord siis, kui neid hammasrattaid vahetad, siis me oleme välja mõõtnud umbes palju siit tuleb välja. 300 milliliitrit. Siis iga kord paneme see 300 nii-öelda tagasi, et see on nagu õlivahetus kogu aeg. Jooks õlivahetus. Et Build-Guild kodulehel on tellitud siis garaažitehnikat tööriistu juurde. See on raske tehnika, selle jaoks on seda Roklat vaja. Ma olen kaugele nüüd. Tõmba drifti. Vaata, vaikne. Mulle meeldib see, et vaikne on. Rattad ei ole veel kandiliseks pidurdatud. Umbes siia. No pane. Magnus, tule ka und boksima. Võta väits kaasa ja näed, esimesed asjana kohe ma juba piilusin. Võin öelda, et ma piilusin ka natuke juba. Ja sa piilusid ka, jah? Näe, Paco, Made in Taiwan, siit saate koodi, lähete Build-Guildi, lööte sisse, saate lasta vedelikku siia, meil auto alt tilgub ikka mingid asju vahepeal, lased jahutusvedeliku välja või Winterski õli on ju. Siis tangid on ka muidugi, need on need head tangid, vaata saatanast, nende klambrite jaoks, mis Audil ja Volkswagenil ja enamus autodel on. Enamikel on. Veel sellised piduri komplekti ka, saab torusid ja... No torusid läheb ikka vaja vahepeal teha meil ju. See on hea, nagu väike kitsel, kes saab autos ka teha kuskil põhja all. Ega ma täpselt ei tea, mis kõik siin on. Esimene karp on tühi. Esimene tühi. Next. Ja Build-Guildis kehtib siis vampiiro ja sooduskood. Mitte ainult Pahko toodetele, vaid kõigile toodetele, mida te sealt veebilehel üldse leiate. Ilusti klõbista kaamerasse. Noh, see on tükk Kruustangid. No meil üks jälgija tõi ka kruustangid, aga noh, kruustangile on ka natuke vahe sees ikkagi, et kui sa need kõrvuti viskad, siis need on elektritööde jaoks, need ei ole metallitööde jaoks. Need on ikkagi tunduvad vähe tummisemad. Nii, mis veel on? See on üks äge asi. Seda ma tahaks kohe oma silmaga näha. Tehke lahti. Ossa rassiga raske. 500 kilo. Selle jätame viimaseks. Mootorid maast, see pukki ei ole. Nüüd on tuksis. Täna ei saa koju. Issand, vandaal. Need ahvid. See on see, kuhu õli saab koguda. Jälle. Mul on tunne, et see on mingi traktori töö. Minu arust see ikkagi see esimene, mitte see teine. Valmis? Jah. Võtab mootori maha. Jah, Smardil. Ei, paneme V6 hoopis, meil üks ootab seal, väikest diagnoosi. V6 võib panna küll siia.
nii et siuke uhke Pagol olemas mootoriständ, oba, lükkasid vända välja või? Vaata, saab kompaktseks pakkida, saadki noori. Ja siis laisamehe värk, vaata, ega tänapäeval ongi, ega ei jõua ju kogu aeg neid mootoreid keerata edasi-tagasi. Mõnus. See on motoristi unistus, ma arvan, jah. Nii, ja teine asi on siin siis. Mis sa riputasid selle kuusepuusi? See ei käi siia külge tegelikult. Selle võib sinna... Hetkel mootori selle külge panna. Yeah. Tummised asjad ikkagi. Metalli on. See on ka ikkagi suur põder. 500 kilo. Kannatab pumbata. Päris kiiresti läheb ühe pumbaga ka. Ja mis on siin huvitav tavaliselt ekraaniga, siin on nagu see lever, mis on vedruga, et ta läheb ise lukku kogu aeg automaatselt. Vaata, muidu on see, et lased alla ära, unustad kinni keerata, siis pumpad, siis ta ei lähe ülesse kohe. Et siin sa ei saa unustada teda lahtisesse asendisse tegelikult. Mis on ka huvitav jälle. Ja pedaal on ka ikka nii suur, et sellest mööda vööta. Ja mis on huvitavat taast. Ma olen küll näinud siukse asja, kus need on, aga taast saab ise tagasi keerama. Ja siis keeratakse lõpus, pingutakse veel nagu peale vaata. Jah, jõuga kinni kõik. Et lõpuks on see lihtsalt vastu seda. Nii et väga põnev, kellel veel garaaživarustust on vaja. Minge vaadake siis Build Killist järgi, seal on pakatooted. Kehtib Vampire ja sooduskood kõigile toodetele, mida seal müüakse, et seal ei ole ainult siis neid asju. Nii et minge shoppama. Uus päev, kuule näed, kapott on ka saanud tagasi oma koha peale, paneme selle kinni, et me võime nüüd lugeda selle kampaania, vaata nagu kapott läheb, vaata kinni, lukku, nii kõik kampaania lukus. Tegelikult see on juba siis armuaega on antud siin päris pikalt, sellest on nämmutatud siin peaaegu 1,5–2 kuud ja nagu peale laivi ütlesin, vaadake live ka järgi, lugesime ju kõik nimed ette, mis siin on. Siit on nüüd siis peale laivi nimed veel puudu. Aga need tulevad ka siis juba Soome võistluseks, ma arvan, on olemas, aga Raasilda ei jõua. Et siis, mis ma nüüd tahtsin öelda, mõttelõng jälle katkes. Et lukku, et oli kõigil aega siis teha ikkagi see liigutus ja toetus ära. Nüüd, kes hiljaks jäid, need ilma jäid. Aga kui sa tahad ikkagi toetada, siis saab seda teistmoodi ka teha läbi YouTube'i memberite ja Patreoni. Keskkonnad on erinevad, aga tegelikult täpselt sama asi ja sinna tuleb iga neljapäevane lisavideo ja kui te võtate veel 2-3 levelit seal üles kangema, siis saate ka meie WhatsAppi gruppidesse, näete siseelu, ühes on siuke mölatšat, kus on kõik meie jälgijad omavahel saavad rääkida, meie räägime ka, paneme pilte ja kolmas on see, kus tiim räägib ja teie saate spionata, sinna tulevad võistlusvideod ja kõik asjad. Nii et selle toetusest saate natuke midagi tagasi ka, lisakontenti ja sisu siis. Nii et vaatame, kas see jäi viimaseks. Ma ütlen siia mingit Drift Mastersi kapott peaks ka teha. No ta jääb seemneks, vaata. Mul need väljaütlemised meeldivad. Aga nipet-näpet teeme veel siin ja lähme paneme dinosauruse käima ja hakkame seda ka koristama, sellepärast seal ei ole ka käidud ju pool aastat. Ma ei saa aru, miks peab auto all kõik asju tegema. Ja auto on nagu madalal, et sa pead kummardama. No nii, kas on probleem siin? Mees on ots puhas. Disko! Incoming! Siia pealt need efektid taha panema, kuidas tõuksiga saab ketsi lasta. Oota, tegelikult saab, aga ma ei viitsi näed praegu. Igal juhul, me oleme jõudnud siis kohale Raassilda esimesele etapile võistlema. Loodetavasti eelnevalt olete juba näinud seda koolide vahelist värki, et me oleme tegelikult siin 2 või 3 päeva juba koha peal olnud. Või siis näete nüüd tagant järgi, ma täpselt ei tea ka. Sellepärast meil tuleb nüüd tihe andmine. 3 etappi järjest iga nädalavahetus. Täna oleme siin, nädala pärast oleme Soomes ja 2 nädala pärast oleme Riias. Nii et korralik drifti kuu tuleb meil. Trennid on tehtud, eile sai ka natuke trenne tehtud, 10 paari või 10 rehvi sai ära lastud ja sai Maikeliga ka mõned ilusamad tandemid tehtud. Auto nagu töötab praegu kõik
rada on, no meeldib ja ei meeldi, aga vaatame siis, täna on ka trennid ja homme on põhipäev, kuidas minema siis hakkab. I can see in your eyes that you've been lying by the hour. I'm always wrong and you're right, I know that's your superpower. I know you're sneaking out at midnight. Hard for me to realize. Got me feeling jealous while you're careless when you're with your new lover. And every time I see you running out of your door, no matter what you say, swear that I've seen them before. I feel some kind of way, kicking like it's on the floor. You got me coming back for more and you drive me insane. I know you got so many issues, I ain't trying to fix you, cause you know I just can't get enough of your love. And every time I kiss you, hate who I turn into. No point in taking cover, I know there ain't no other. I know you got your so many issues. Ain't trying to fix you, cry me a river. Esimene parem ja tagumine parem ratas Imbermanisel suri tagasi pöördes auto täitsa ära. Ma ei tea, kas on rool viltu karel või? Ei olnud esimest kontakti, ainult taga oli. No, breaking it down, shake inside and running your mouth. I'm down with a frown, but shit, you turn it around. And all your lies, but every time no matter what you say, swear that I've seen it before. I feel some kind of way. You got me coming back for more and you drive me insane. I know you got so many. Nurk peale, ma ei tea, mis sa tegid seal ja siis esimese rehvi seina sain kätte, aga siin oli suht siuke understeeri ja siuke veits kehva teine rehvi seina osa. No 2 korda ei läinud, praegu 3. käik siis peale. Mingi kuradi 2-2 ja ei lähe. So many issues. You know I just can't get enough of your love. And every time I kiss you, where do I turn into? No point in taking cover, I know there ain't no other. I know you got your. See siin on mehaaniline sportkäigukast, otsekast. Seda ei saa diagnoosida OBD11-iga. Aga teie tavaautosid, sportautosid, millel on juba OBD2 pistik, saate diagnoosida ka käigukaste või teha adaptsioone või vaadata, mis elu see elab, temperatuure ja nii edasi. OBD11 on siuke väga hea abimees, mida saab nutitelefoniga koos kasutada siis autode diagnoosimisel, käia seal ajudes ringi, et saate käigukasti ronida, saate minna mootorajusse, ABS-i ajusse. Tegelikult tänapäeva autodel on väga palju ajusid ja osadel juhtudel saab ka seal teha ajus muudatusi, näiteks panna start-stop süsteem tagurpidi tööle, et ei pea nuppu vajutama, et auto voori tagant seistes välja sureb, vaid te vajutate nuppu siis, kui te tahate seda funktsiooni aktiveerida. Turvavöö piiksumised, väikeste tulede muutused ja igasuguseid asju. Tutvuge kodulehe pealt, mis autosid OBD11 toetab. Seal kehtib Vampiro ja sooduskood, saate selle tongli endale soetada ja te saate ka vaadata kodulehelt tegelikult, mis teie auto ja margi mudeliga on võimalik juba teha enne, kui te seda soetate. Ja sinna tuleb automarke juurde, näiteks on viimasena lisandunud siia Mercedes ka, nii et tasub uurida ja kurssi viia ja kui te arvate, et teil on seda toodet vaja, siis kasutage Vampiro sooduskoodi ja kõik lingid leiab talt ka. Ja te saate teada, mis sellel käigukastil ka vasti siis viga on. Welcome to Aafrika reis. Aafrika. Nii soe ka ei ole. Tavaline pro-klass, hooaja algus. Mähkimist on rohkem kui rubla eest või? Vahepeal läks midagi kehvasti ka kellelgi või? Et kui palju paska keerati? Yes. No, kõik rahva söödi ära või? Täiesti pekkis täiesti pekkis. Ärra ropenda, aleks on juhul piiklema. No pekkis on jumala ilus võib öelda ja kurat võib öelda. Nagu jõhker. No ma vist ei saanud ühtegi puhast ringi selles mõttes, nagu vist ühe sain või? Ühe liidi sain, aga siis ei läinud käik sisse vist 3. Jah, ei läinudki jah? Ja siis on jah. Meil on problem jah. See oli siis, kui Vasikus oli sul Chase'is. Jah. Tegin talle bubulgi. No ei läinud, 2 korda proovisin, ei läinud, siis läks vist seal ikkagi sain. Ja siis nüüd viimane sõit viskas välja 3. jälle. Nagu mingi räige pauk käib läinud.
äkki ei saagi kolmandaga sõita, tuleb esimese teisega sõita, et toogid on kulunud. Sihukest ülekannet, ma arvan, meil ei ole. Praegu saab ka teisega raja tegelikult ära sõita, kui sinna natuke juurde panna ja keevitada, siis saab ikka. No ütleme nii, et jääb aeglaseks. Ja 3 võistlust on järjest näinud, ega ma arvan, et hammasõletud, ma ei tea, kas tulevad nii kiiresti, kas see on laokaupa. No esmaspäeval saab uurima hakata, aga praegu on nagu jah, ma ei tea, kas me saame usaldada seda kolmandat käiku. Haiget on saanud siis kunagi, ta on veel tembutanud, aga nüüd on kuidagi järsku nagu järjest. Läks pekki ära. Aga raja peal oli nii palju juhtumisi, et ega väga see trenni aeg, poolteist tundi tegelikult nagu järjest oli lihtsalt. Mingi vend pani 2 korda valest tee otsast sisse. Nagu, ja ükskord pani ikka betoon ilusti. Nii et hommik on õhtust targem nagu jälle on, me läheme veel viimasele koosolekule ja siis tuleme homme värskete mõtetega tagasi. Yes! Ja niimoodi saab kordada, aga lihtsalt selle ongi käest maa, need hammakad oma välja võtta. Saab ka keevitada siis ju. Ei keevitada ei ole juurde vaja, need on saada lihtsalt vaata, ta on kumer ja ta ei haagi sinna taha ja tüüpib sealt välja, aga seal on liha on nii palju, et sa saad ta relakaga otse lõigata ja ära liftida. Sellepärast ma vaatasin ülekandeid koosolekul, pole mitte midagi panna. Ei no 4-5 oleks, aga see tuleb olema ikka veama. Jaa, no see ongi, ta on vahel ja kui ta ei lähe siis. 4-5, selles mõttes see on nii ohtlik, see keerab see point, et sa 3-ndaga pead startima sellisel juhul ja 4-ndaga pärast ülejäänud raja sõitma, aga keegi ei ütle, et ta sul initiationis seda 3-ndat välja ei viska. Ja ma ei saa neid käike niimoodi hoida, see on nii ka kaua aeg. Mul on lihtsam teha see, plaks ei läinud uuesti, aga siis on juba vobul ja kõik. Ehk nüüd on küsimus see, et kas me tuleme hommikul vara siia ja 14.00 on pro soojendus. Ei, kui me võtame kasti maha, ma ütlengi, et me võtame täna kasti maha, vaatame, kas seal on midagi. Jakka juurde hakkas luba pleel. No ma ei tea, kas meil vaja on jakka juurde selleks minna, et laiali tõmmata. Meil on kõik asjad olemas, et lahti võtta. Lihtsalt reelakas on ka olemas. Õli on ju, Karl pani kaasa täpselt vahetus. Nii palju kui oli õli. No seda saab homme siit platsi pealt juurde tegema, see ei ole nagu takistus. Õli saab kinni ka püüda ja ära filtreerida. Mingi 2 liitrit vähemalt on puhast. See on ainuke variant selles mõttes, et see teise käigu värk ei tööta. See on nõus, aga... Me läheme sõidame mingit punkte. Ei, siis sõidad vali. Jah, nagu vali sõidab, et tandemisse saad. Esiteks järgi ei jõua ja teiseks, kui sa pikas kurvis lähed teisega ja hoiad jalaga kinni, keegi sulle otsa sõidab, sina oled süüd. See on, ma arvan, jah, tehtav asi. Näeme ongi, pikem õhtu või täna alustame, vaatame, palju teeme ja... Üle selskond nihhi ja me hakkame võtma. No naised saavad hotellitoa ära võtta. Ei, mõtle juba, et hotelli võttes... No jaa, et me saame pärast otse hotelli magama. Jah, et kui tuleme, siis me hakka siis seal majandama. Puhkama lähevad need, kes peavad puhkama. Kana tuleb mihhi minnast ja... Jaa, kogu. Ma tahan toogin ja... Mul aega on selles mõttes. Kui oleks kell 2 hakkab homme esimene asi. Me ei pea täna ka hulluks tegema. Võtame kasti lahti ära, vaatame ära. Ja me ei pea teda nagu... Me peame kastiga kokku panna. Me ei pea 3 öösel tegelema sellega. Me teeme algusest täna lõpus ära, kus mingi häda on, me saame homme... Ei, vaata häda on see, et kui me võtame lahti ära, me näeme, et me saame taastada. Taastame ära, paneme näiteks kasti kokku ja me saame homme alla panna. Me ei pea olema... Jõuame asja tuumani, vaatame, mis seal on. Täna saab fiksida, fiksime ära, paneme kokku. Täna ma olen nii kaugel jõudnud, et restaks hommest otsa tagasi, pole mis seisus siis. Meil on see must uus kant, kui sinna sisse laseme. See on kaasas. No ta ära filtreerida, ma saan tegeleda väikestest. Sinna sisse... Pelgide peale, jah. Kus käia, tuletada maja... Naised, palju meid on? Ma ei tea, neid on ka läheme. Läinud juba. Joo, kuidas läheb? Mis teed? Ma ootan võtmeid. Kuidas, mis ise? Midagi, teed tööd. Ma väsisin pikast päevast ära, siis ma pikutan lihtsalt natukene. Mis sa tõid mulle? Too 12 ka? Thank you very many. Oota, on õiged, ma mõtlen püssi otsa. No too üks pikendus ka. Oho, jaa, öelda. Too mulle narre võtti pigem. Kuule, too narre võtti kaamera mees. Aitäh. Saad sa kinni, padrun. Thank you. Jah. Üks tuli. Teine tuli. Kolmas ka tuleb. Tuli. Sain laagi taamad ka. Said või? Aga ma vist sain oma eluga hakkama. Tule nüüd. Vähemalt on lõppu vahe. On. Ei tee vaja. Elu mõtet.
oli ju igav. Aga vist saab küll, jah. Hoian. Aitäh. Kas sa tahaks ka oma partaali hoida? ei saa sulle öelda. Ei saa öelda? Ei. Mul on tunne, et kastis on mingi kolin. On jah? Karel oli sama tunne enne. Teil saab veel valgust panna. Kuule, ei. Okei on. Ära seda pane. See on häirib vist. Aga kas see strobo saab panna või? Aga selle saab valgeks panna. See ei aita. Sellist Susилась, коробка, блядь, очень плохо. See on 4, 4, 30. Раз, два, три. 35. 35. Puing. sul praegu niikuinii ei jää, kui uus õli sisse panna. Ei, me võtame maha, me viilime toogid sirgeks tagasi. Väikest sõiti. Või teil on maailma pikemat ülekannet 2 kuradi viit. Kui mingi 2-5 ülekannet on kellelgi, siis saab esimene, teine käik sõita. Kas keegi meile on hoidnud? Või ülekannet? ei, lihtsalt siis ma saaks teisi keelda. Siukest ei ole olemas. Ei no kindlasti on olemas, aga nagu ei usu, et kellelgi on. Siis on 3 ka, jah. Mingi 3-0 midagi on. On isegi, jah. No vaatame, mis teha annab, siis võib-olla oleks isegi abi. Meil on 3-4 või ka. Mul on allapoole on ka olemas. Alla 3 veel või? Ei, allapoole, alla 3-4 vist mul on. Nii, ma võin punni tagasi anda. Tahate punni tagasi? No tule anna mulle. Ikka kõva kui sina, bled. Sa ei pea seda videosse panna. ei, ma teen nalja, bled. See videosse ära pane, nagu. Pärast kõik mõtlevad, bled, Sibul siin mülliseb. Sibul alati mülliseb. Palju õnne, bled. Operatsioonilaud on ka, et hea gearbox pad. Maybe new gearbox. Ei ole hullu, 3. season. Isegi hästi vastu pidanud. Päris hulge. Aga lahe kõrgele võtsime lahti 1,5 aastat tagasi, siis oli kõik okei. See on varuks jupis ka või? Jah, ise teeme. 3D printida. Mida teile? ei, täna ei saa enam, tulge homme. Vabuta vist juba. Ei saa, alla on vaja asju. Aga te läheb papi sisse, ma arvan, saab küll. No laua sisse ta ei lähe. Proovi. Ma arvan, et läheb. Tim. Laud läbi hoiu või? Ei, laud on nagu oot. Ja Nüüd uuesti. pilti juures. Ülevalt. Ja, et kui me hakkame pärast tahtma pärast sellest küsimust, me saame nagu samamoodi kokku. Siit oli see, siit oli stopper. Need on esimene neutral ja reverse on siin. Oota, selgita uuesti, ma mõtlen, sul oli mingi mõte, kuidas välja. See on siin, see stopper. See on siit ülalt alla. Nii, see on tagurpidi käik. See on esimene käik, mis oli neutral. Nii on esimene, Mina oskan ka. teine, kolmas. Noh, see ongi 3. Siis lülitaski seda just midagi. Sest see stopper on siin, mis alla keeris läheb. Keere siis nüüd üks tagasi. Lähen tagasi veel nii jätta, praegu kolmas. Teine, esimene on stopper siin, neutraali peal ei saa minna. Stopper tuleb eest, neutral. No need ongi kõige halvemad ka. Üleval on ka pekkis ikkagi, vaata kui sa vaatad üleval on ka natukene selle. Jah. Sellel on See on ka väike kahjust. Siin on ka, jah. Jah, ehk kui me need siledaks korda saame siledaks nagu nurga alla uuesti on hästi, ma arvan. On ju küsimus see, kuidas kätt saada. Pressides ma arvan. Ma arvan, see on pressimislugu. Homme rajal raist näeme, mis Aga seda ülekannet nüüd vaadata. Ei, ma räägingi, kui on vaja, ma proovin homme ülekannet otsida, et äkki kellelgi on midagi. Ja ma vaatan, milline mul on neid seal ka mingi 8. kõik soe on lihtsalt raisk üle. Jälle sa filmid mind. Sa vaata, siin poisid teevad tööd. Kuule, edu teile, poisid. Meie hing on teiega koos. Midagi ei maha ka minu. Kõik kohe. No see. Näiteks maada pead on lukku seal ümber. Oota, kui võll, kus see peavõll on, kas jäänud maha midagi äkki? Ja kööb kinni veel ikka. Nagu oli või?
praegu kinni see... Aga kui me selle teistpidi saaks keerata, oleks ka jah, mida Raul rääkis. Kui see rääkis, et kui me selle vaata... Lauri ütles jah. Teistpidi keerame vaata, siis on need, siis nad ole haiget saanud, aga kas me siit vahelt huvita saaks ka tegelikult viilida? Viilida saaks küll niimoodi, jah. Noh, niimoodi võtab nõks aega, jah. No, pressi alla minna sellega. Siin poole minu arust stopper tuleb kõik tahapoole, ei või? Äkki tuleb tahapoole kõik välja? Siin on äär, vaata. Tulema vaata. No siis ongi vaja pressida. Siin on see, need hambakohad on siin. No siin peaks põhimõtteliselt olema see, et sa paned siia, paned kuskile seal taha ja tõmbad selle kõik legoks. Siin on see teistpidi, siis on selle... Jaa, aga vaata, need kõrged käigud, neid ma ei kasuta 2 käiku. Neljas ja 5 on need selle vahel. Ja see on üldse... Sul press on veel kohe? Või tõmbitsad või? Meil seal. Ja Pino on ju tegelikult garaažis ilmselt. Meil tegelikult seal on, vaata, seal all oli olemas suur press selle hammastega. Ei, selles suhtes, et meil on sama kaits tulemas, ma käin praegu kogenud. Ma praegu vaatan, et... Aga sul vaata tummine värk on ikka. Ja ei on, no seda ütles Aavo meile ka kohe. Tuli juba. Tuli jah? Midagi liikus. Nüüd sul käsid säki. Ja tuleb. Mine. Püksi. Puu otsa! Nii, minu küsimus, kas ülejäänud see keerab Oota, vaata, see pidi... Rohkem ei midagi. Noh, Võis saa ja sellega. See on ikkagi easy kass. pildid asja. Tee video sellest, kui hakkab päris maad olema asjad. Sa pead, jah. See ei tee midagi, jah. Seda ma arvasin. Ja sa pead tegema veel vaata nurga alla. Vaata, võtta see uus. Et ta peab olema natuke sissepoole peab Ma tegin kunagi oma S4 lülitusmuffi niimoodi. Ma tegin ka, me oleme kõik teinud. Sellepärast me käiguga hästi oskamegi teha. Oske S4 ja pange 3. käik mööda. Ei nagu ilma naljata. Bolt Drive jõudis. Kõhud putra täis. Meil on nagu sulle ka hea uudis. Anna. See pull tuli kõik kuradi keermest lahti ja said... Joppas, et see Tallinnas ei pidanud sõitma abinõude järgi. See on sellise peal. Et nagu ühesõnaga saab teha siukse häki... Ma oleks vist hakanud õlut jooma ja. Õigemini roolisüsteem. Siukse häki teha, et see 4. 5. peale panna see probleemne osa. Jaa. Turga alla ka jääma, jah, on põhimõtteliselt, jah. No täitsa õige, jah. No, nad on õige, aga tead, kui sketsi see tundub või? Mul on endal hirmus lihtsalt. Ei ole, see on kõik õige. Ei, sa võtad liha maha, vaata. Ei võtadki, aga taid on murdu ära. Vaartab ta nüüd jääks enam-vähem, vaata, engagement ka vaata. Seespoolt äkki näed või? See on see, et proovime mingi teise poolega, mis peaks toimima. Ei, siin on 2 tükki veel paha, selle pärast ta praegu kannab nende peale. Vaata, ta lihtsalt jääks mingi ühe selle peale toima. Jah, ja 3. oli siin all. Seda vahet, mis 3. 4. omavahel ära. Ja nüüd ta lähebki siit ja see lihtsalt rakendub. Ups, ja võtab kaasa käigu, jah. Võta. Vampire Paco. Piltkild.eu. Pehme meise. No panna uuesti vaeva. Miks nagu vaja mõnda? Kogu see järgi. On see poolikut pane siis või? 2 liitrit käib siin vaata. Pane siis terves juba. Sa viidutad seal. Oppa, nii. Tõesti. Lähme. Thank you very much. Me sai kõik peale, jah? Thank you, pappa käin. Mis korras on turul? Eile murdsime ühe müüdi siis, et tegelikult, nagu nad ütlesid, hommik on õhtust targem, siis meil oli õhtu on targem kui hommik või? Niipidi on nüüd. Et nägite siis juba videos, et otsustasime ikkagi kasti lahti võtata, vaadata, mis on seal sees. Leidsime kahjustatud osasid, mis on võib-olla natuke liiga pehmest käiguvahetusest tekkinud, kes teab, kuna on haiget juba saanud. Et seda ta natuke eelmine hooaeg tegi ka, aga nüüd on asi päris hulluks läinud. Piilisime ja saagisime kõik need tükid seal paremaks, seal saab omavahel swappida, selles mõttes on TMA ka hästi äge, lihtne, midagi pressida lahti vaja ei olnud, et kõik käib nagu tegelikult kruvides, kui niimoodi öelda võib, poltmutrid, keermesliitmed, et ei ole midagi pressitavat, mis on üligeniaalne, et võistlusplatsil põhimõtteliselt saabki need haamri ja meisiga töö tehtud, kui vaja on.
ja nüüd Magnus ja Karl on hommikul kasti alla tagasi pannud ja siis hakkame testima, kas kõik töötab. Midagi otseselt praegu enne kvali rohkem väga ei muuda ja ega nüüd ongi hommikul on 2 ringi warm-upi, lead, chase, siis on kõik kvalifikatsioon ja kvalifikatsioonist läheb edasi kohe nii-öelda top 32 on ilmselt meil Byrunid on ka ja siis sinna tippude poole, poodiumile, sinna kõrgele astmele, esimesele. Ja muud ei olegi. Vana näitas kuredi reaalselt, hoia vahet. Mine tule kuredi päev varem, kui sa tahad keegi vahet hoiab. 2 ringi trenni või? No vana hea sõber Persins jälle vastane. Mees tuli ju täna hommikul, ta ei ole ühtegi ringi nagu sellel aastal siin raja peal ilmselt sõitnud. Ja no tähtis seisis jälle õige, lähed õigel ajal line-upi ja saad taga ikka kokku ja ega ta ei tahtnud maga sõita. Aga ma tahin viisaka saata, ma võtsin talle liidi, vaata, tegin enne ära ja siis sai rajaga tutvuda ja siis tahtsin jälitada teda, aga ta seal veeksid jätta vahe või ärge laske, aga kuule, pro mehed, kui ise trenni ei tule õigel ajal, siis teised tahavad trenni teha sõita. Eks ta aeglane oli ja mähmerdas. Joon oli ülikehva tegelikult, mida jälitada, et ma jäin seal päris pikalt suitsu sisse. Aga noh, trenni mõistes oli need head ringid, et kui juhtub seda võistlustajal, siis tead midagi, mille järgi orienteeruda. Et selles mõttes hästi, kast töötab, käik läks plõmm-plõmm, kõik praegu ei oska midagi öelda. Nii et loodame parimat nüüd siis kvalifikatsioonist. Kui tellisega molli ikka. Siia kui kaugelt. No sellest kiirest osast tuli. Sa olid seal mõla peal. Suht kohe algusest ka. Nätt. See on mingi lambi vend, vaat ise ju tunned, et on tuimad, küsisid nagu puruks ka, voolab midagi. Ai terve, vaatan edasi. Ja kive lendab ikka, jah? Ja. No keegi seal korra ohvi paneb, siis vaata kohe aitab kaasa. Ma filmisin ka oma arust, aga panin siis... Liiga suur lokk läheb, sinna puhub pulku. Jaa, aga kõigil läheb praegu, pole pidamist. Kõigil läheb ja üks pani veel niimoodi, et ma ei mäleta, kes pani üle seal. See poole vahetus nii hiljaks pani vaata teises reeni seinast välja vaata. Ja. Et praegu läheb kõigile, kõik keerad lokki peale seal. Siis peaks võib-olla vähe rahulikumalt minema kvalistada igast juhus. Jah, peaks seda kasti ära võtta. Ei, kasti saab kätte, aga vaata peale kasti lähebki välja. Aga see... Ülendist algus oli vist esimene kast oli piiri peal. Mulle tundub, oli okei kõik. Nii mis ma näen sealt, nii kähvasti. Tagumine osa oli, ma arvan, okei kõik. Ja sa käisid ilusti, tõid viimased kastid ka ära. See oli pigem oli hästi, pigem sain kiirest ka kõik kätte. Ennem kui viima hakkab sõna. Ma sõidan viima eest tormilt kiirelt minema.
alustas, läksid võib-olla natuke hilja raja äärde ka seal taga kaugel otsas. Davai, see oli jah siuke pool seif, aga ma ütleks, Otto kattis mõned korrad, see on nagu huvitav, et nagu ma ei tea, mida ta tegi raisk. Ja kurt vaadates oleks reaalselt nagu sõitnud hästi, aga näha on, et ei keri vaata ja teeb mingi loll jääti. Siit oleks võinud tulla küll. Ei kannudki välja ära. Ei kannagi, jah. Sa hoiad peale, pill ei lähe, muidu ju kuredi tuleb ilus. No keegi oleks kummiga kinni hoidnud. Kuule lähed, tule tagasi. Ja ikka peab olema mingi... Et teised punktid olid sama. Ei jõudnud vaadata. 2 punkti rohkem raud. Ja midagi. No jah, see on nagu keva, jah. Siin ei ole levi. Ilm on ka nagu kuum, vaata. Siin oli üks kast, oli kehvem isegi. Oli jah? Äkki tagakaare esimene kast, vaata, selle aegmise tagakaare. Okay. 3. kast. Mul ei ole levi, mul ei tulegi punkti. Seal mäe otsas on levi, siin ei ole. Kes sul on? Welcome to Elisa Live. Elisa või? Mul on ka, ma olen pettunud, ma tulin Teliast Elisasse, ma lähen vist tagasi, kui te levi ei anna. Sa ei läinud üle joone, aga sa pühkisid taga rehvi seina minnes, vaata. Pühkisid 3 üles ja keegi pole nii laialt sõitnud. Halb, välja halb. Tal läpakad kaasas ei ole, ta sõidab autoga, aga ta seletas nii. Kangen vedru sisse, on ju, seibe alla. Ja nüüd see klapi pool, mis aitab tal avada, võtame küljest ära, et vaakumi aitaks tal lahti imeda. Oleks kohe ka ainult vaakumi. Ja ainult hoiaks kinni ja vedruga lihtsalt. Ehk siis sisse laske pool pimedaks ja see ots lahti solenaidist põhimõtteliselt. Solenaidist lahti on lihtsalt, kus ta tegelikult ju hoiab kinni seda. Ikkagi võib selle vaakumi osta. Jaa, ei, see tuleb korda teha, muidu see ka ei tööta. 3 on põhiliin, siis kus antakse nii-öelda... See vaja niimoodi korda teha. See on korda vaja teha niimoodi. Kus see tuli üldse? Selle all on. Tagasi paneme, saab sõita nii nagu eile sõitsid. Teaks, et tugevama vedru võiks jääda, aga võtame selle ühe vedru selle seibi alt ära. See töötab ikka paremini, ta ei hoia seda kinni nii kõvasti. Siis ei hakka seda pressi ega seda segusiibi hästi üldse tegema. Ja Viljaga okei, võime veristada talle, võitame leidsime otsa. See oli põhiotsas ka lahti, see ei hakka ei töötud. Võtame vähem puhkas. Davai, tänks sulle. Nii, perearstiga konsulteeritud. Väga tähtis asi tuleb. Mis diagnoos on? Niisama vaadata, nagu pole midagi. Mida? Nii, et ta ütles, et vaatame, mis erinevus tuleb. Jaa, aga no me leidsime asja tuuma või üks voolik on täitsa ära sulanud, huvitaks hommikuses trennis. See järelsõiduga ja paugutamisega, sul eest sõit oli okei. Aga kas see tagajärg ei ole või? Et sul nüüd veiskide juhtimine ja kõik oli, veiskide juhtimine ka häiritud. See oli ka lahti ja veiskid ei juhtud ka kinni hoida. Aga kas nii ei saa olla, et kas sinna see sama temp ei lähe, mis sul läbi veiskide välja tuleb? Kui see presseri klapp oli lahti, kas see ei saa ära sulatada seda voolikut? See, mis praegu ära kind of võib olla võis. See võib ka olla tagajärg. No jah, no ei tea jah. Mingid asjad hakkavadki sulama. No hakkavad jah. No vaatame, teeme korda. I was so done with trying to make it right. Aga tundub, et sa näid ikka see aasta terve hooaja kaasa ja lähed ikkagi meistritiitli peale välja. Ei kindlasti, et muidugi, siin ei ole küsimuski, et anname nüüd kuuma, et tandemites näitame, et auto on taas töökorras ja kui auto on töökorras, siis mees tahab ka suruda ja vaatame, mis välja tuleb. But trust ain't easy anymore. No, don't waste my time no more.
ääre peal, siit lähed, võib-olla said kätte, see jääb kaugelt. Ja siit panin no-go'st ka läbi. Selleks. See ei ka kaugelt. Okei, grippi on rohkem. Aga nüüd nagu see osa nagu tuli. Nagu tagaosa, kus hoo peal oli, see oli nagu okei. Siin ei ole midagi valesti. Just see alguse osa. Esimest kurvi ma ei jõudnud filmi. Jah, esimene oli ka veits sketši, aga grippi on rohkem, aga no on vaja. Lihtsalt jah, et sa liidis ei pane no-go'st läbi, kui see kaussi läheb. Yes, all good. Arm annab, sa vist chase'id alguses, nii et mitte vist, vaid... Jah, kindlalt. Vaatame, mis esimeses sõidus aga tal oli räige korrektsioon siin kiire osa peal. Pead ilusat lead-rundi tegema nüüd. Täitsa reaalselt võetav praegu.
esimene etapp ja siukseid sõite teha, siis see on nagu next level shit juba. Kurb anyways, muidugi. Kurb ma veits ikka, Aga sõidud olid nagu jõhtud. Töötas vähemalt. No, ma imestasin, et teise käigu sõitsin. 2 korda vist oli, ma ei tea. Chase'is jah, mitte liidis, vaid Chase'is. Päris haige. Ma ikkagi olin nagu, viimane run oli, ma võib-olla haibin üle ka, aga viimane run oli äge. No liidid läksid paremaks kogu aeg. Jah. Selle tagakurvid joonistasid ka juba Hea trenn oleks saanud järgmistele harjutada, vaata kui palju rada läbinud oled. See on nagu trenn. Nüüd edasi oleks saanud. Lihtne, lihtsam. Lihtsam, jah. Jalg soe, kuredi reevirõtt maas, kuredi kiirus on ulme teiste jaoks. Mõtleme ja analüüsime natuke. Võtame kokku. Oli päris hull poole vahetusel, ma vaatasin küll sealt tagant sisse selle suure flipi peale. See üks oli eriti hull. See oli küll hull, ma hoidsin hinge innust, mida asja. Aga vaata, kiire auto, Krogeris läks gaasil ära ja tõmbas eest ära. Ma ei tea, ma ütlen, et nagu gramm oleks tahtnud kiirust juurde veel. Gramm veel tema vastu. Saad rohkem hüpata. Jaa, aga vaata, see läheb ulmeliseks. Tema auto on ka 8-9 lõppa, vaata. Et ei saa enam kumbki. Ma ei tea, kas üks parri nagu andis enam juurde. Ma vaatan, et ref on roll-overit teinud vaata juba. No võib-olla see tagasi pööre vaata, siin hakkas kinni küll hästi. Aga tundus, et te timmisite autot kiiremaks ka? Ei no, võeti ka veel. Ega pole esimest aastat. Ei no mõtlen. Me panime ka juurde. Väga tubli. Ei no sõidud olid tõesti. Ei no oli mees-mehe vastu võitlus. Ei olnud mingi fail, mingid. Ma ütlengi, et siin ideaalselt sõita nagu kogu aeg. Raske, ma räägin. Ilm ka muutub ja ega ongi see võistlusvärk ka, vaata, tema teeb ühtepidi teist. Viimase ma üritasin nagu teha seda. Tuli välja paremini ka. Sellepärast ma ütlesingi, et meie oma, et sa olid alguses kohe taga, sest tema alguses jäi maha alati. Ja siis lõpus oli parem kui sina. Ma ei tea, mis ref tal Valino on. Oligi ta mingi koha pealt, mingi koha pealt vajutab minema. Ja siis full nurgaga on jumala aeglane. Pidi jalaga vahepeal kinni võid. Ja siis jälle tuleb ängelit maha ja siis raisk läheb. Eks see on jälle see ka, et reaalsuses, ütleme, kes esimesena gaasil läheb. Aga kiiresti niimoodi tulla ikka, ei näe tegelikult, kuhu sa lähed. See päike ka vist sinna... Veel ei ole päike, aga varsti ei näe keegi. Varsti ei näe midagi. Praegu on juba see, et sa näed müüri, aga see kõik on nagu helendab. Toss on ühtlane hall mass. Mis siin on soona, me jääme nätis. Me oleme kodubaasis tagasi, ainult pühapäev oli pool puhkepäeva ja nüüd on esmaspäev, tamp on peal. Sellepärast me juba lähme neljapäeva lõunaaeg ära Muumimaale. Aga vaatame siis auto üle ja tõmbame asjad kokku ka, et ikkagi sai seda lõhutud, aga mitte nii palju kui isegi trennis. Siia nurka oli siis väike koks Immermannisega. Jälle peab siit natuke venitama, aga tiib ja tuli jäid seekord terveks, näed, tulest tuli nii väike tükk ära seekord, vedas. Nii, siis lähen vaatame teist poolt. Ikkagi viimase tandemsõiduga seal 3. omtiga. Ma ise nagu ei arvanud, et nii pihta läks. Väike klõps käis, aga siin on siis Krogerise jälg. Ehk siis ilus uks on tuunitud. Ja siis need on kõik võistlusarmid, need kaunistavad autot. Tegelikult ei kaunista, aga meest kaunistavad armid. Ja siin on ka üks poole vahetus, siis commitment Krogerisega. Et sai ikkagi maadeldud mehega nii, et rohkem maadelda ei saagi, sellepärast reeglite järgi antakse 2 omti ja siis peab otsustama võitja. Ja mis sai Karelile saatuslikuks, siis eessõidus oli väike viltrop. Ja põhimõtteliselt, kui nagu kohtunik ütles, kui seda poleks olnud, siis oleks minu olnud. Jah. Esimene run samamoodi oleks ilmselt olnud sinu, kui ei oleks viltropi teinud. Esimeses runnis, kui ta sõitis Krogeriga, tegi samamoodi pani ratta välja samas kohas kusjuures. Jah, et selles mõttes, et väga ausad pättelid oli, et põhimõtteliselt läkski eksimise peale välja, et mina siis eksisin seekord natuke rohkem, aga kohtunikud ju ütlesid, et minu jälitus oli aktiivsem ja agressiivsem kui tema oma ja vahe nagu oli kummipall seal on ju, igas sõidus, aga nii läks vaata. Ega ei saagi öelda, et oleks nagu kaotanud ka mingile mahlamütsile selles mõttes, et Driftmastersi kogemusega mees Omaanis käinud sõitmas ja tegelikult üldse väga kõvasti arenenud ja ikkagi arvestatav sõitja, et täna Baltikumisega nõrkasid ei olegi väga. Ega ei ole ja lõppkokkuvõttes see, et
noh, ütleme siis tehnika poolest ka, tal ei ole ka üldse kaugeltki mitte kehva auto. Ei ole, meil ka ei ole kehva auto, nagu näha oli. Ei, absoluutselt mitte, seda ma ei mõtlenudki jah, et meil kehvem oleks. Ja vaata, ütleme need kuldset lauset ka, et ma ikkagi kaotasin võitja. Jah, seda saab ka ikka. Et kui oleks võitnud, oleks mina seal poodiumi Gregorise asemel olnud, et see on lihtne loogika, siin muu vastu ei olegi. Ja ei, see polegi, see on ainuke loogiline lahendus. Aga üldkokkuvõttes, arvestades kõiki neid väikseid tehnilisi viperusi ja üllatusi, siis tegelikult lõpptulem on hea, auto jäi uskumatult terveks, auto sõidab hästi. Ma loodan, et Karel sõidab ka hästi, ei ole roostes, ikkagi suhteliselt agressiivne. Läksin panema, natuke saab veel panna, aga ega väga tagasi ei hoidnud ka. Isegi mina olin rahul enam-vähem nagu selles mõttes, et sa tuled esimesel võistlusel, sõidad selles etapiga võistlust esimest korda ja teed siukseid runne liidis ja chase'is, siis ma arvan, et see on väga hea algusuvajale. Jah, siukse refiga, millega ma sõitnud ei ole ja me ikkagi keerasime grippi ka, sellepärast me teadsime, et Driftmastersi mees on. Ja grippi sai niimoodi keeratud, vorste lendab. See on ikka haige maja, vaata, mis siit autod käänmiku ja õõtside vahelt on tulnud. Need ongi need vorstid, mida te näete lendamas seal. Kes tahab vorsti osta? Ma kaalun teile välja, palju vorstid kaaluvad, kilo kaupa. Lähete vampire.com-i ja näed, 104 grammi, kõik need vorstid kokku on 219 grammi. Ja see on ohtlik tegelikult, et võivad sinna rihma vahele lennata ja tegelikult meil on tehtud, vaata siia need katted, need võrgud, et need hoiaks kinni ja nendest on kasu selles mõttes, et vaata siin tulekate on minema lendanud ja need tuled ühelt poolt Eesti põlend juhtmed on ka katki vorstide poolt ära lõhutud. Ja need vorstid ongi siit ratta küljest tulevad, need kogu traja pealt, et see on täis ulme. Nii et pange like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba, siis teie näete nädala pärast meid Soomes. Nii et anname kuuma edasi.